Täna ma mõtlesin, et ma proovin harjutada Amy Granti Baby Baby laulu, see on ülihea laul ja mulle väga meeldib sealt see muusika. Ja ma vaatasin mingisugust noodilehte korraks kusagilt, kuidas need põhikäigud peaks nagu käima. Ma praegu ilma noodi asjadeta proovin siin näidata. Ja hääle, mis seal on, ma valisin enam-vähem kuulmise järgi sellest valikust, mis selle digitaalse klaveri sees on. Siin on üle 100, üle mitme 100, üle 500 hääle erineva. Ja siis neid saab veel erinevalt kombineerida ja proovin, et tähendab näitan siis, praegu ma alles õpin seda. Ja siis, kuidas on, siin on hääl, eks ole, nii. Ja siis saab näiteks väikse tümpsu panna. Oota, kuidas see käib. Näiteks niimoodi. Ja see tuleb ka ise valida, seda saab ka muuta näiteks. Nii, tegelikult eelmine oli vist parem. Aga niimoodi see harjutamine nagu ongi. Kui ei tee praegu 2 kätt nii kiiresti, ei liigu korraga nagu peaks, siis paneme selle backgroundi sinna korraks tasa äkkime. Ja las ta teeb lihtsalt takti või seda tümpsu. Niisama. Nii saab ka panna. Võtan tempo maha siit. Siin backgroundi tempot saab võtta ka aeglasemaks. Jah, tegelikult ongi asjalikum, kui õppida, et siis nagu aeglasemalt alguses, et ei pea ju kohe paari minutiga suutma mängida nii, nagu ta õiges tempos on ometigi. Ühte käiku natuke valesti tegelikult. Ja nüüd läks siia. Nii, tegelikult saab styli panna, see on background siis nagu. Mis siin on parem? Ma ei jõua teise käega siin. Ma ei jõua backgroundi seda kohe nagu. Ma olen nii vähe praegu harjutanud, ma ei ole vist poolt tundigi harjutanud seda. Ja siis ongi, tegelikult on niimoodi, et seda saab ka salvestada. Alguses salvestan ära ühe käe, näiteks selle ühe liigutuse niimoodi.
üksteise, kui ei suuda lihtsalt 2 käega korraga. Ja siis saab eraldi näiteks lauda, kui on vaja. Harjutatakse ühte käiku, aga terve lugu on hoopis pikem ja sellega väga kaua aega läheb. Aga minu arust on väga vahva. Isegi see pill on tegelikult päris üksna algajatele, aga olgem ausad, isegi seda on väga raske olnud ise omal käel nagu avastada. Raske, aga oleks võinud vist kohe olla mingid lisad juures, aga ennem ma eelistan õppida lahjemate pildidega, millega annab tegelikult ka väga palju asju teha või osata ja viitsid õppida ja uurida, et igatahes soovitan.